tere hommikust! Kuna mu elu on muutunud nüüdseks sellega, et kogu mu aeg läheb Fennikviti alla, siis ma olen nüüd aja peremees nii-öelda. Ja mu elu, igapäevane elu on ka muutunud. Nii, et ma võtan teid jälle täna kaasa ja täna lähmegi siis minu Fennikviti kontorisse. Meil on investoritega meeting, õhtul on mul tantsimine ja mul on kotid silmede all, kuna ma ilmselt pole maganud piisavalt hästi. Aga who cares, right? Because life goes on. So, ühesõnaga, let's get started with today. Woo! Ma poleks elus uskunud, et ma jaanuarikuus sõidan jalgrattaga. Ei! Ja kus ma jalgratas on siin? Mul on selline nunnu. Punane jalgratas, nii et ma olen hiljaks saanud juba. Okei, meil ühesõnaga kohe-kohe toimub meeting investoritega ja siis ma olengi Robiniga siin. Ehk me peame seal tegema 15-minutilise presentatsiooni, kuhu me soovime minna järgmise 3 kuu jooksul, siis 9 kuu jooksul. Et peame sellel teemal rääkima enda brainstormingu põhjal. Et tuleb põnev, et mis nemad arvavad, kuhu seda raha nii-öelda panna. Et jah, vaatame, kuhu see kohtumine viib. No nii, nüüd on juba päev otsa korras. Väljas on pime, kuigi kell on ju alles 4, kuidas mõtlen päeval. Aga meil oli päris successful päev täna ja oli investoritega see jutuajamine ja see läks väga hästi, aga ma pean ausalt ütlema, et ma väga overwhelmed selle nii-öelda meetingu ajal. See meeting oli 2-tunniline ja ning mis juhtus oligi see, et kuidas ma ütlen, et meile pandi nii-öelda 3 kuu sihid, kus me peame 3 kuu pärast jõudma ja see müükidega seotud ja siis erinevate asjadega seotud. Ja kuna ma olen ainukesena täiskohaga, siis mul lihtsalt minu pinge tõusis kuni siiamaani ja ma tundsin, et ma hakkan nutma seal koha peal. Et päris pingeline võib see olla ka, sest nüüd on investorid on nii-öelda firmas sees, mis tähendab seda, et nad ootavad tulemusi ja nüüd ei ole enam see hobiprojekt, vaata. Ja selle kõige kõrvalt ma ei maksa endale palka sellest firmast, mis tähendab seda, et ma pean tegelikult töötama selle kõige kõrval veel. Et see on natukene keeruline. Ja kuna Robin veel ei ole täiskohaga ka, ta töötab ainult 2 korda nädalas ja tal on endiselt teises töökohas on nii palju tööd, et see on ühesõnaga üpris pingeline protsess, et ma lihtsalt loodan, et see lihtsalt ei tõmba nii pingeid väga palju ülesse ja laseb natuke elada ka, aga ja kõige hullem on see selle kõige lõpuks ongi see, et ma olen hästi, kuidas ma ütlen, et sihiga inimene, et kui mul on siht antud ja ma tean, et sellest oleneb minu firma edukus, siis ma panen hästi palju pinget enda peale, et ma natukene põen selle pärast praegult. Päris oluline. Et lõpuks muidugi oli see, et kuna see on programm nii-öelda,
et nad annavad küll investmenti, aga nad annavad ka mentorid ja nad suunavad ka, kuidas me jõuame sinna. Et lõpuks oligi see, et kuule Birgit, et sa ei pea seda üksi tegema, et see ei ole nii, et me oleme sihi ja siis sa proovid seda figure it out by yourself nagu vaata. Et tegelikult investorid ja mentorid nagu aitavad meid sinna jõudmiseks. Aga jah, selles mõttes ma rahunesin maha selle kõige protsessi käigus, aga jah, selline tore meeting oli, aga jah, me täna tegelikult otsisime ka modelle, issand kui pimedaks selleks, ja modelle otsisime nagu siin Taanis ja proovime nagu erinevad rahvused nagu kokku panna, rahvused, figuurid ja kõik erinevad, et meil on 6 erinevat modelli ja praegu mulle tootja kirjutas, et saatmine toimub selle päeva, kus mul on pildistamine. Ehk siis ma pean lihtsalt, terve planeerimine läks pea peale praegu, nii et ma pean sellega tegelema nüüd. Ja. Okei, ma nüüd filmin jälle enda telefoniga, sest mu kaamera on täis, nii et natukene kvaliteedi erinevus tuleb sisse, nagu näete siin taga mina olen. Aga ühesõnaga ma panin nüüd tantsuriided selga, tähendab panin tantsapuuse selga ja ma lähen nüüd bachata klassi ja ma õpin, et kuidas olla nii-öelda meessoost tantsija, does it make sense? Et ma ei ole enam see follower, ma nüüd leaderi õppimisele lähen nii-öelda üle. Et ma sooviksin aru saada, mis liigutusi teha ja ma sooviksin ennast nii-öelda väljakutsele panna natukene ja õppida natukene midagi muud. Ja saada enda mõttemaailma natukene eemale, sest praegu on natukene keeruline selle kõigega, et see pildistamisega läksid asjad pekki natukene, aga ma sain nagu kõik modellid sain tegelikult samal ajal nõusolekule, mis tähendab seda, et ma pean maksma lisaks, et saada express delivery't siis Portugalist, ma ei saa teile, seal on disainid, et saada tooted nii-öelda siis Portugalist Taani. Nii et jah, ühesõnaga peame maksma natukene peale sellele kõigele. Aga see on elu ja mis teha nii-öelda. Jah, ühesõnaga, ma lähen nüüd klassi, ma olen hiljaks jäänud juba, nagu alati. Nii, tantsutrenn on läbi ning tagasi kodus. Ühesõnaga, ma otsustasin, et ma ei võta seda klassi after all ja põhjuseks on see, et issa ma näen nagu Saara välja siin. Põhjuseks on see, et see oli liiga lihtne minu jaoks. Lahe oli, kui noormehed tulevad peale klassi, ma olin nagu siis nagu noormees nii-öelda tantsisin, vaata. Ja noormehed tulevad peale klassi, tulevad sinu juurde, et ma sa oled mu inspiratsioon, ma tahan tantsida nagu sina. See on okei. Aga jaa, ühesõnaga ma otsustasin, et ma ei tule seda klassi. Ja selle asemel üldse, ma soovin ennast nii-öelda challenge ida ja ma selle asemel võtan äkki contemporary või mingit muud stiili, mida ma pole nagu, mis arendaks mind teistmoodi. Ehk siis hakkan nüüd ümberringi vaatama, mis võimalused mul üldse on. Aga ühesõnaga ma lõpetan selle vlogi ja ma olen surprised, et ma jõudsin siia punkti, kus ma teen tegelikult seda, et ma lõpetan videot. Ehk siis pange thumbs up, kui teile sellised video meeldivad, siis te näete ka telgis taguseid Fennikfitist ja minu igapäevaelu siin Taanis, sest nüüd on see natuke teistsugune ja natuke kaootilisem ja ma viin teid nagu enda selle nii-öelda teekonnale kaasa, kus mis toimub nii-öelda. Nii et näeme, tšau!